Oh, koduse jäätise jaoks tahan keeta kondentspiima. Siin on ainult piim ja suhkur. 300 grammi oli piima. Ja üle supilusikkatäie suhkrut 100 grammi kohta. Et siin on siis 3 supilusikatäit pluss. Ja retsept ütles, et saab seda teha 20 minutiga ja siis ta läheb pruuniks. Minu arust, ma nüüd kella ei vaadanud täpselt, ma olen siin juba pool tundi muudkui seganud ja seganud. Et üks jäätise retsept on ju selline, et sa võtad vahustad vahukoore ja lisad sinna kondentspiima ja vaniljat ja saadki nagu jäätise. Noh, siis võib ka muidugi kakaopulbrit ja kõike mida iganes panna. Ja mangopüreed näiteks ja saab sellise siiruviirulise jäätisega teha. Et kõik on väga põnev. Ma tahan teha katseid ja ootan, millal see piim siis paksuks läheb. Arvatavasti ta pakseneb jahtudes, aga keema peab päris mulinal. Üle ääre ta mul kippunud ei ole ausalt öeldes. Ma siin hoian kogu aeg kas suurt tuld all või siis väiksemat vahepeal. Aga kui ma teda proovisin, maitsesin, siis tal on ehtne kondentspiima maitse. Suurepärane. Et täiesti uskumatu, pole elu sees teinud sellist asja. Muidugi ta on väga magus, aga kindlasti ta säilib purgis ka teil. Et teete ühe korra valmis ja valate purki. Et vabalt võib ju teha suurema piimakoguse kohe valmis. Ja ma ei ole küll suhkurusõber, aga ma olen katsetuste sõber ja ma tahan teha katseid. Ja siin ma siis olen. Ahah, hakkab kõrbema kah, näed, sa ei saa siin midagi. Enne ta ei kõrbenud, aga nüüd tahtis kõrbema hakata, eks ta on paksenenud juba. Nii et jah. Nüüd tulid tõesti tükid sisse, kuigi te nägite, et ma segasin.